No nii, sõbrad, ma viin teid ühte väga lahedasse kohta. Sellepärast, et kolmekal on üks grupp fänne, neid on täpselt 53 tükki. Nad saatsid mulle e-maili ja ütlesid, Andres, palun tule meile külla, aga võtta kaasa Grete, võtta kaasa Jürgen ja me kõik väga ootame teid. Tulge, päris ka. Väga huvitav. See on siis, kus meil on 53 fänni. No vaata. Tere. Vaata, kõikide pilgud on kohe meie peal. Tere. Vaata, tõesti kõik jälgivad, vaata. Vaata. Ma proovin ühele. Üks on seal. Üleval, jah. Tema on Diana. Mina ei julge ju pai teha, sest ma saan aru, et ei tohi vist teha pai kohe. Ikka need, kes tulevad juurde, nendele võib kohe. Tema on mõmmi, tema on kõigi sõber. Tere, mõmmi. Ja Naruto on siis tema peika. Nad on mõlemad poisid. Nemad käivad või? Nemad käivad, Nemad jah. käivad, no täitsa lõpp. Mõmmi on samuti tänavalt. Kõik meie loomad tulevad tänavalt. Koduloomi meie vastu ei võta. Kui ma nüüd tahaksin endale kojusid kassi võtta, siis mis võimalused mul on? Kas ma saan võtta ka näiteks proovida, et kuidas mulle sobib, ega mul pole allergiaid või kuidas see kassi võtmine käib üldse? Üldjuhul on võimalus pakkuda hoiukodu, aga kuidas ma ütlen, siis adopteerides meil on alati lepingus punkt, et me võtame kõik oma loomad siis tagasi, juhul kui ei sobi, sest et ikkagi tuleb ette, et mõnikord arvad, et ei ole allergiaid, aga ikkagi on allergia või hiljem sünnib laps ja ikkagi tekib see allergia. Aga alati saab alustada siis hoiukodu olemisega. Valime siis omalt poolt välja mõned, 53 kassi on siin, me kõiki ei jõua tutvustada, aga mõnda võiks ju lähemalt tutvustada ka. Tutvustame. Viiu Tiiu on selline väga kiire loomuga. Talle ei meeldi niisama passida. Korra ütlen vahele, et on Usain Bolti sugulane. Väga sportlik on ta. Jah, puhtu silmi. Vaata, ta on täpselt sama toidu peal, mis mina. Me oleme koos siuksed mõnus. Väga hästi sobite kokku. Teedil olema, aga tal ei tule see hästi välja. Sama, jah. Täpselt sama teema, mul täpselt sama, ma pean ka teedil olema, ei tule hästi välja. Mõmmiga on nüüd niimoodi, et tema on selle toa boss ja see sarnasus on meil ainuke, mis ei ole üldse sama, sellepärast, et meie saates me teame, et kes on boss, eks ole, otse loomulikult Grete. Mõmmi läheb närvi, vaada, kui kiusad teda, nagu mina, mind ka ei tohi kiusata. See siin on mõmmi Peiks, boyfriend Naruto. Ja mulle tundub, et tema on selline rahulikuma loomuga. Tema on selline romantik, vaata, tal on selline südamega padisin ka. Tema on selline romantiline poiss. Mulle meeldib alati müstika. See, et sa nagu natuke tead, aga natuke ei tea ka. Ja seal üleval on üks kass. Me ei ole ta nägu mitte kordagi näinud. Me ei tea, mis ta nimi on. Me ei tea, kas ta on poiss või tüdruk. Me ei tea mitte midagi tema kohta. Kui sa tuled siia, et ma tahaks kassi, kes on mul niimoodi kodus, et ma nagu ei saa aru, et mul kass oleks, siis minu meelest ideaalne ongi selline kass, kes tuleb, istub sinna toru peale ja soojendab ennast seal, vahepeal käib sööb, joob ja siis läheb uuesti toru peale tagasi. Tema on Pedro. Ja Pedro on üldiselt enamasti teki või madratsi all. Aga tundub, et ta mängib natuke sellist nagu raskesti kätte saada. Aga lõpuks, kui avaneb, siis. Siin, kui ma osutan, siin on Ants on tema nimi. Talle väga meeldib nii magada, et ta katab oma silmad ära. Ainult väga intelligentsed, targad ja osavad kassid magavad niimoodi. Ma olen seda õppisin ülikoolis. Vaata, kassi ülikoolis, kui ma käisin. Sorry. Ja teed. See olid kassi ülikoolis, jah? Jah. Lõpetasid ka või? Ei lõpetanud. Ei saanud sisse. Siin on kassid, kes tegelikult juba igatsevad koju. Nad ootavad, et palun tulge võtke mind. Ei, talle meeldivad koeradest, vaata. Paneme kassidel ise nimel, vaata, tema on Tyson, vaata nüüd. Läks. Tal on parem sirge, on nii kiire, vaata. Tegelikult ta nimi on Maia. Maia.
Mulle tundus, et me tulime nagu poodi, siin on nii palju nagu toredaid asju müügil. Need asjad on siis meile kõik annetusena toodud. Head inimesed siis, kellel kodus jääb mõni asi seisma, siis saab alati need tuua meile. Siit poest siis kogu tulu lähebki otse meie MTÜ kassidele. Aga kui ma ei saa poodi tulla, ma elan kuskil teises Eesti otsas, aga ma tahaks ikkagi kuidagi teid toetada, siis mida teha? Meil saab hakata püsiannetajaks, saab teha kontodele annetusi, saab helistada, pluss sedasama kaupa müüme me ka jagakeskkonnas.